Hei, tere tulemast tagasi või kui sa oled uus siin, siis tere! Sa oled sattunud nahahoolduse ja enese eest poputamise kanalile. Minu nimi on Anni. Tänases videos võtame luubi alla ühed valged väiksed punnikesed, mis ei olegi tegelikult punnikesed ega vistrikud, vaid mis nad täpselt on. Sellele hakkamegi vastama. Nende nimetus on miiliumid. Räägime täna miiliumitest, millised need miiliumid on ja kuidas neid täpselt ära tunda, mis nende vastu aitab ning kuidas nendest lahti saada. Sellest kõigest tänases videos. See video teema miiliumite kohta on seotud ka kahe sooviga, mida ma siis detsembri alguses teilt vaatajatelt küsisin. Et millistele probleemidele, muredele, küsimustele saan vastuseid anda. Üks küsimus oli Marianalt. Tšauka Mariana, aitäh sulle küsimuse eest või probleemi püstituse eest. Ta kirjutas järgmiselt. Kui oled valinud vale toote, enda näitel siis ta lendas igasugu seerumite ja kreemidega peale ja nahal tekkisid miiliumid põskedele. Arvas, et see just kreem, mida ta kasutas, oli liiga rasvane ja jättis selle ära. Aga sellest olenevalt tekkisid ikkagi miiliumid edasi. Seejärel lõpetasin kõikide toodete kasutamise, välja arvatud pesukeel ja mitsellaarvesi. Miiliumid kadusid ise. Nüüd olen alguses tagasi, ei tea, mida kasutada enam. Ja minu meelest küsis ka Grete, ta küsis kahtede nii-öelda vistrikute kohta ja teist tüüpi vistrikud. Kirjutab niimoodi. Ja teine tüüp on need valged, mida ei saa isegi pigistada. Kas sel juhul peaks jälgima toitumist või on midagi, mida saab ennetavalt veel ära teha? Pärast kosmeetiku külastust on vähenenud, aga siiski. Ma eeldan, et võib-olla need valged, mida ei saagi pigistada, millest Grete siin räägib, on äkki ka need miiliumid. Ma ei ole 100% kindel. Kui ei ole miiliumiga tegu, kohe räägin ka, mis see miilium on, siis mine vaata Grete minu vistrikute videot, et ma olen tükk aega tagasi teinud vistrikutele pühendatud video ja seal video all on description boxis ka kõik erinevad tooted kirjas ja loodan, et äkki saad siis sealt abi just vistrikute puhul. Mis asjad need miiliumid on, millised nad välja näevad? Miiliumid tavaliselt tekivad kas siia silmaümbrusesse, põskedele, võib-olla isegi laubale, ninale, lau peale. Ja nad on sellised valged, umbes 1, 2, 3 millimeetri suurused, diameetrina siis. Ja nad on sellised natukene nahast kõrgemad, ümmargused, justkui punnikesed või vistrikud. Aga nad ei ole valged pead, neid ei saa katki või siis ära pigistada. Nad jäävad nii-öelda nahale alles, isegi kui sa proovid neid pigistada. Vot siis võid olla suhteliselt kindel, et tegu on miiliumiga. Ja mis see miilium siis täpselt on? Et ta on tegelikult niuke miniatuurne marrasnaha tsüst. Ta sisaldab keratiini ehk siis meie nahaproteiine, meie peamist naharakkude koostisainet. Enamasti on siis neid kas ühekaupa või võib-olla isegi ka hulganisti sellise tugeva nii-öelda kogumikuna ja neid tõesti kodustes tingimustes ei saagi väga lihtsasti eemaldada. Ta on põhimõtteliselt nagu selline väikene sinu enda nahaproteiini sisaldav väikene pallikene, mis on jäänud sinu marrasnaha, surnud naharakkude kihi alla ja ta ei saa sealt lahti tulla ja ta moodustab sellise nii-öelda väikse paunakese sinu naha sisse. Siin ongi üks tugev märksõna on see, et ta on kaetud päris nagu ikkagi pigem paksema marrasnaha kihiga, surnud naharakkude kihiga ja ta lihtsalt on seal. Ja miks miiliumid tekivad? Selle koha pealt on suured küsimärgid, et väga täpselt ei osatagi öelda. Nad võivad tulla ka täiesti, ütleme niimoodi, et suvalisel ajal minna täpselt nii, nagu nad tahavad minna, aga nad tõesti valmistavad suurt peavalu, kui nad on tulnud, sest et nad ei taha ära minna nii kiiresti. Aga mis võib olla veel tekkepõhjused? Peale siis sellise täiesti teadmata põhjuse. Nahas võib miiliumit tekitada see, kui sul on nahahoolduses liialt rammusad tooted. Ehk siis sellised just poore natukene liialt täitvad ja kurnavad tooted, siis nii-öelda poore ummistavad tooted. Ehk siis kui sul on näiteks rasusem näonahk ja sa kasutad väga-väga sellist rammusat näokreemi,
siis see võib tekitada miiliumeid. On isegi täheldatud, et miiliumeid just nimelt lau peal ja siis siin silma ümbruses võib tekitada ka selline kahefaasiline silmameigi eemaldaja. Kahefaasilise silmameigi eemaldaja all mõtlen neid, kus on siis nii-öelda veeosa ja õliosa. Nad nii-öelda on lahustunud, kui ta seisab sul näiteks mingisuguse riiuli peal. See pead ta nii-öelda ära segama ja siis saad alles kasutada. Et võib ka sellised kahefaasilised olla natukene liialt rammused, liialt tugevad, liialt ütleme niimoodi, et ummistusi tekitavad. See jällegi oleneb, kellel ja oleneb ka väga, millise silmameigi eemaldajaga on tegemist. Õlibaasil puhastajad tavalised sellised balsamid ja õlid nii-öelda siis vedelal kujul ei tohiks olla üldse poore ummistavad ja nad ei olegi seda minu meelest. Et neid soovitan kindlasti kasutada, kui sa kardad, et selline kahefaasiline võib sul miiliumeid tekitada. Miiliumeid võib tekitada ka päikesepõletus või päike UV-kiired üleüldiselt. Nii et võta kinni. Ja võib ka miilium tekkida ka sellise ärrituse või nii-öelda trauma tagajärjel. Ja võib ka olla näiteks miiliumitega raskusi siis, kui sa oled näiteks kasutanud või käinud kosmeetiku juures salongis, teinud endale siis seal niisugust tugevamat happekoorimise seanssi. Aga kuidas siis miiliumeid ära hoida ja kuidas miiliumeid ravida ja kuidas nendest lahti saada? Kindlasti vaata üle oma nahahooldused, kui Mariana just kirjutaski oma selles soovis, et ta jättis ära kõik tooted ja põhimõtteliselt miiliumid kadusid ise. Et ma kujutan ette, et tema puhul oligi tegu sellega, et ta näiteks see näokreem, mida ta kasutas, ta saatis mulle ka oma toodetest pildi. See oli üks Kiehl's Powerful Wrinkle Reducing Cream ja seda nii-öelda koostisainete nimekirja vaadates leian ma siit nii glütseriini, ühe silikooni dimethicone, siin on nii petrolaatum ehk siis vaseliin, siin on isegi mesilasvaha, mis on kõik sellised väga, ütleme niimoodi, et nagu väga-väga rasvased sellised pinnale toetuvad ja pinna nii-öelda vee aurustumist takistavad ained. Ja ma olen suhteliselt kindel, et see kreem, teades, et Marianal on nahatüüp pigem rasusem, normaalne kaldumas rasususele, siis see oli kindlasti liiga tugev ja liiga rammus kreem. Et ütlesin ka, et Mariana just ütlesin, et ta nii-öelda lendas siis erinevate nahahooldustoodetega koos peale. Ja see on ka üks asi, millest ma võib-olla ei ole piisavalt rääkinud, on see, et kui hakata üldse uusi nahahooldustooteid oma nii-öelda nahahooldusesse kaasama, siis kindlasti üks toode korraga. Siis sa saad olla kindel, et sa saad aru, et kui midagi tekib, mingi reaktsioon, miilium, mis iganes, siis sa tead kohe kindlalt, mis toode sa seda tekitas. Ühekaupa ja ma arvan, et igat uut toodet võib-olla tutvusta seal võib-olla 3 nädala, 1 kuu kaupa. Ehk siis kindlasti ühel õhtul igapäevaselt hakata kasutama täiesti uut nahahooldussüsteemi, kus sul on võib-olla 5-6 etappi, on natuke liiga palju. Ja siis nahk lähebki täiesti segadusse, ta ei saa aru, mis toimub. Tekivad mingisugused reaktsioonid, mis võib-olla ühekaupa nahahooldustooteid oma rutiini lisades ei tekiks üldse. Seega tõesti, ärge lennake mitte keegi siis nii-öelda 10 erineva tootega kohe peale ja lootke kõige paremat tulemust. Pigem sa tekitad oma nahale suurema stressi. Ja siis sa saad ka olla kindel, et kui mingi reaktsioon tekib, siis sa saad nii-öelda tagasi vaadata, et kui see on ainult üks uus asi, mida su nahk nii-öelda, siis millega su nahk tutvus, siis suure tõenäosusega on see uus asi selles süüdi. Teine üks toimeaine, mida kasutada, mis on nii-öelda ka ärahoidva efektiga. Ja samal ajal ka tegelikult, kui sul on miiliumid tekkinud, siis ka raviva efektiga. Ja see on retinol. A-vitamiini derivaat, retinoliseerumeid on olemas, teda on kreemides. Retinol on toimeaine, mis hakkab meie enda naha uuenemise võimet siis üles kruttima. Ja ta lihtsalt puhastab siis järjepideval kasutamisel meie naha ära. Meie tekstuur läheb ühtlasemaks, näo jume läheb paremaks ja ta aitab ka miiliumite vältimisele kaasa.
nii et retinol on üks asi, mida ma soovitan. Retinoli kindlasti ärge kasutage, kui te olete rase, beebiootel või kui te imetate. Ja kui sa ei ole varem retinoli kasutanud, siis kindlasti vaata minu retinoli videot. Sest et see ei ole lihtne ja nükene hopsti pea ees sisse hüppav toimeaine, seda tuleb teha teadlikult. Teine toimeaine, mida kasutada, et just mainisin, et see miilium tekib siis niimoodi, et siin peale jääb selline marrasnahakiht. Nii-öelda need surnud naharakud on üksteise külge kleepunud ja nad ei taha lasta sellel nii-öelda miiliumil lahti tulla ja ära minna. Ja selle vastu aitab muidugi happekoorimine. Happekoorijad, nii-öelda siis pindaktiivsed happekoorijad, alfa-hüdroksuhapped, siia juurde kuulub mandelhappe, piimhappe, glükoolhappe, vali enda nahatüübile sobiv ja võid ka kasutada siis salitsüülhapet, mis on siis beta-hüdroksuhappe, mis on rasvlahustuv. Et on olemas ka selliseid happekoorijate pesukeele näiteks, mida on väga hea kasutada 2 korda nädalas, 2-3 korda. Panen ka sulle paar toote näidet alla. Üks on näiteks Bioderma oma, mida olen ka oma kanalil teile jaganud. Aga tõesti, vali endale happekoorija enda nahatüübile sobiv. Kui sa ei tea, kuidas happekoorijat enda nahatüübiga sobituda, siis mul on ka selle kohta video. Ja kuna ma mainisin, et ka miiliumeid võib tekitada päike ja päikesepõletus, siis kindlasti nahahoolduses igapäevaselt kasutada SPF-i. Et see hoiab naha päikese UV-kiirte kahjustavate mõjude eest ära. Ja ma siinkohal tõesti pean teid natukene kurvastama, kellel miiliumid on. Et ise neid nii-öelda eemaldada kodus ma ei soovitakski. Sellepärast, et nad on naha all ja see võib-olla teed oma nahale rohkem liiga, kui sa lähed sinna siis ise peale. Soovitan soojalt minna kas kosmeetiku juurde, nahaarsti juurde, kes teeb seda teadlikult ja professionaalselt. Mida nad siis tegelikult teevad, on see, et nad steriliseerivad naha ära, lõikavad põhimõtteliselt selle miiliumi pealse naha veidikene katki ja aitavad selle miiliumi sisu nahast ära. Selles mõttes tõesti kodus neid ise eemaldada ma väga ei soovita, eriti kui nad on näiteks silmalau peal või silma ümber põskedel, sa tõesti teed oma nahale võib-olla liiga ise ja võib-olla tekitad sinna hüperpigmentatsiooni, paistetuse, ärrituse, punetuse, võib-olla infektsioonigi. Nii et seda ma kindlasti ei soovita. Miiliumite puhul minge kosmeetiku või nahaarsti juurde. Ja see oligi nüüd see põhiline info miiliumite kohta. Et loodan, et said tänasest videost abi ja uut infot, mis sind aitab edasi. Tõesti, hoidke oma nahahooldus pigem lihtsam, kasutage retinoli, happekoorijaid ja SPF-i ja kasutage enda näonaha tüübile vastavaid tooteid. Kui sa ei ole kindel veel, milline näonaha tüüp sul on, siis mul on ka selle kohta video. Minu kõige esimene video, kus ma jagasin siis nahatüübi väljaselgitamiseks testi. Et tehke see test ära, saate targemaks, milline nahatüüp teil on. Aitäh sulle täna vaatamast, näeme järgmises videos. Tšau ka! Miau, päu!